Tere tulemast Ärkvel teadvel looja YouTube'i kanalile. Mina olen Kadri ja ma räägin teile natuke täna sellest, mis toimub ja mis selle kõigega peale hakata. Mis meil maailmas toimub, mis selle kõigega peale hakata. Ja. Nimelt, tegelikult, mis toimub seda igaüks ilmselt taustal nagu ütleme, mis 3D's toimub, mida meile näidatakse, mis toimub. See info me oleme enamus juba kõik kätte saanud, kas mis iganes meedia vahenduse kaudu, on see sotsiaalmeedia või tavameedia. Ja põhimõtteliselt kuhu iganes sa oma silmad suunad, siis see aktiveerib hirmufooni. Ja ellujäämishirm, stressifoon, selline ärevus. Ja vabandust, ma olen juba mõnda aega, paar aastat, vähemalt tegelikult isegi kauem rääkinud sellest, et meie maailm muutub drastiliselt ja kõik olemasolevad teada-tuntud süsteemid muutuvad. Palju kukub kokku, ei toimi enam nii, nagu me sellega harjunud oleme, ei saagi toimida, sest väga palju on üles ehitatud manipulatsiooni ja vale peale ja need energiat lihtsalt ei lähe kokku uuema sagedusega ja siis on vaja need nii-öelda välja vahetada, aga see ülemineku faas inimkogemuses on mõnes mõttes ajaliselt nagu pikem. Ehk et see ei käi üleöö, et seda on vaja nagu vaikselt lahti lasta, vana on vaja vaikselt lahti lasta ja uus on vaja siis nagu asemele ehitada. Ja selleks, et me saaksime seda vana lahti lasta ja meil tekiks uue loomiseks üldse mingisugune sisend või mingi nägemine, teadmine, mida me loome, kuidas me loome, selleks on vaja hoida enda rahukeset. Ja selle rahukese me saame paraku ainult igaüks ise enda sees saavutada. Ehk et see on midagi, mida me peaksime endas nagu praktiseerima ja rakendama, esile kutsuma igasugustes olukordades. See tähendab seda, et vahet ei ole, mis on olukord, et meisterlikkus on jääda siis selles olukorras rahulikuks. Sellepärast, et need olukorrad, mis meid ees ootavad, need muutused, mis tulevad ja mis maailmas korraldatakse, need on sellise sagedusega, mis nagu tahavad meid sellest rahukeskmest välja viia või nagu justkui võiksidki viia. Ja see eeldab sellist nagu, mis ütlen, teatavat nagu ignoreerimise võimekust, et sa lihtsalt ei lähe oma tunnete ja oma tähelepanuga nendesse sündmustesse sisse, kui see ei ole just sul siin samas nina ees. Et see, kui see ei puuduta sinu indiviidi kogemust praeguses hetkes, siis ma soovitan nagu väga sügavalt endale teadvustada seda, et sinu tähelepanu, nagu ma olen seda 1000 korda rääkinud, sinu tähelepanu on see, mis aktiveerib sinu kogemuse ja samal ajal sinu tähelepanu on see, mis loob ja võimendab siis reaalsuse kogemist ja reaalsust ennast. Nüüd sinu tähelepanu on selles mõttes tõesti kullast kallim, et sa ei saa enam anda seda nagu päriselt. Enam ei saa anda seda mitte millegile, mida sa ei soovi enda reaalsuses kogeda. See ei tähenda seda, see ei ole liiva all pea panemine. Kindlasti mitte, vaid see on väga teadlikult valimine, millele sa enda jõudu annad. Ehk sinu tähelepanu on nagu Harry Potteri filmis need võlukepid, mis nagu fokusseeritud tähelepanuga
pannakse asjad liikuma, luuakse ära, luuakse muutust, antakse jõudu. Ja meie tähelepanu on see võlukepp. Me ei saa sellega suvaliselt vehkida, sest muidu see toob kaasa kaose. Ja inimesed ei teadvusta seda endale. Nad vehivad oma võlukepikestega täiesti suvaliselt. Ja sellepärast me olemegi nii killustatud. Nii killustatud ja me ei suuda enda keset hoida. Aga praegu see aeg, milles me oleme ja kuhu me liigume järgmised 4 aastat vähemalt, on ülioluline tuua tähelepanu endasse, säilitada oma rahukese, tuua oma tähelepanu kõigest välja, mida sa ei soovi reaalsuses näha. Isegi siis, kui see toimub kuskil. Olgu nii, sinu ülesanne on ärkvel teadel loojana vastutada selle eest, kus on su tähelepanu. Ja sa ei saa ka oma elus mööda hingeteed käia, kui su tähelepanul on lappes ja keskendub hirmule näiteks. Ja see vana maailm, mis kokku on langemas, annab niimoodi peale praegu. Niimoodi annab gaasi, et me oleksime hirmul ja paanikas. Ja sipiksime selle pealt. Aga see on viimane asi, mida me tohime teha. Ehk et kui sa koged, et sa hakkad keskmest välja minema, tõmbab nagu täiega piiresse ja tekib ärevus ja hirm ja paanika, siis tunneta enda jaoks või otsusta enda jaoks ära, mis on need sinu sellised esmaabi tööriistad, mis sind joondavad, mida sul on vaja teha. Ja ma jagan siit omalt poolt ka mõned teadmised, mida ma isegi kasutan ja mis võivad olla teie jaoks toetavad. Kõigepealt üks koht, kuhu on vaja minna ja mida absoluutselt ei tohi alahinnata, on loodus. Loodus harmoniseerib kogu aeg, tasakaalustab närvisüsteemi. Kui võimalik, viska kasvõi pikali maha. Maaühendus, maandus. Sügav hingamine. Ja enda kehale ja närvisüsteemile meelde tuletamine, mul on praegu turvaline. Siin ja praegu selles hetkes kohalolus ma võin lõdvestuda, mul on turvaline ja lased meelega nagu sihilikult lõdvestada enda keha ja hingad sügavalt. Ja ma teen teile täna siia ka ühe valguse keele ülekande, mis on spetsiaalselt selleks, et see aitab sul joondust taastada, aitab keskmesse tulla, et kiirendada seda nagu lappes olekust välja tulekut. Ja. Sest et valguse keel on ülemeeleline. See on metsikult tõhus tööriist, mida me oleme tegelikult kõrgsivilisatsioonide ajal ja siis, kui me ärkvel olime, korduvalt kasutanud ja see järjest tuleb inimeste hingemäludest üles, kes on jõudnud teatud puhastustöö endaga ära teha, programmide puhastused, mis siis piiravad seda enda hingemälu mäletamist ja enda väe mäletamist. Aga igal juhul on siis valguse keel põhimõtteliselt selline helivibratsioonide kombinatsioon, mis läbistab kogu sinu välja, kogu sinu keha ja tuleb meelest üle, mõistus ei saa sellest aru, jookseb kiiresti errorisse ja tegelikult keha ja närvisüsteem kõik võtavad selle sageduse vastu ja sellepärast ta toimib ülikiiresti. Mul on endal just väga värskelt üks kogemus, kus valguse keel, mis mulle üks armas inimene saatis, tegi mulle nagu täieliku korrastuse süsteemis selles hetkes, kus mul oli seda tarvis. Nii et see on minupoolne selline kingitus teile. Kasutage seda laengut, mis ma teile siia annan.
sellistes hetkedes, kus te tunnete, et te olete keskmist väljas, hirmufoon on aktiivne, mõistus ketrab üle, ei oska rahuneda, ei oska tasakaaluda ja harmooniasse tulla või lihtsalt ei suuda ise sellega selles hetkes hakkama saada, siis see on selline väike nagu tööriistade puhvrist üks väikene vahend, mida te võite kasutada, kui see teid kõnetab. Nüüd ma korraks tulen tagasi veel selle juurde, et see, mis maailmas toimub praegu, et see on nagu paratamatu osa sellest kõigest muutusest, mis meil on vaja läbi teha. Ja selle aja jooksul ma olen sellest ka palju rääkinud, ma toon uuesti siia, et tõepoolest väga paljud hinged lahkuvad meie planeedi väljast. Sest et nad ei ole, nende hingelepingud justkui ei ole kooskõlas selle uue sagedusega, need on nagu, kas peavad kehastust vahetama või lähevad üldse kuhugi teistele planeetidele. Ehk et me kogeme enda ümber palju hingede lahkumist. Aga see ei ole tegelikult nagu midagi halba. Ma tean, et me kogeme nagu need inimesed, kes maha jäävad. Ehk et need, kes jäävad siia planeedile veel nagu edasi elama, nende jaoks võib olla kellegi surm nagu hästi nagu šokeeriv, kellegi lahkumine. Ja eriti, kui see on lähedane inimene, et see on mõnes mõttes nagu selline raputav sündmus. Ma ei vähenda seda kogemust kuidagi, aga ma toon teile lihtsalt selle perspektiivi, et kuidas saab seda veel vaadata. Et tegelikult on see hinge jaoks alati hästi suur vabanemine ja selline nagu palju, hästi suur vabanemine, metsik vabaduse tunne. Ma kunagi, kui mu vanaema suri, siis ma suhestusin tema hingega ja ma sain tunda seda vabaduse tunnet, mis kaasneb siis, kui sa saad kehast välja. See nagu metsik piiritu lõputu vabadus. Seda on nagu sõnadega nagu väga raske edasi anda. Ehk et meil tasub nagu usaldada seda, et kui me vahetame kehasid või me tõesti teeme seda reinkarnatsiooni ringi või üldse lähme kehastusest välja ja vahetame võib-olla ka neid kohti, kus me üldse nagu enda kogemust kogeme, siis tegelikult on see vabastav ja väga ilus asi. See on lihtsalt meile inimestele meele tasandilt, mõistuse tasandilt nagu midagi, mida on raske nagu aduda ja kuidagi see koht just, et ma nagu justkui ei näe seda inimest enam mitte kunagi või seda looma või keda iganes. Et see on nagu leina üks osa, et sa teadvustad seda, et tõepoolest nagu see oli lõplik inimtasandil, aga hinge tasandil see ei ole kunagi lõplik, sest hing on nagu lõputu. Hing ei sure. Ta saab küll allikasse tagasi laustuda, aga üldjuhul me kogeme neid samu hingesi enda erinevates eludes, kes on meie lähedased korduvalt ja korduvalt erinevate nurkade alt. Aga praegu me oleme jõudnud ka planeet Maa suhtes sellisesse etappi, et paljud hinged ei tule enam planeet Maale ka tagasi. Et me saame sellest, me oleme hästi kaua olnud sellises reinkarnatsiooni, ma tahaks öelda mõnes mõttes nagu lõksus. Jah, see on sageduste ja igasugust, siin on erinevaid teooriaid. Minu jaoks on see, kohe vaatan, kuidas mina seda kõige selgemini tajun. Ja et planeet Maa on oma sageduselt ja nagu oma positsioonil universumis saavutanud sellise koha,
et meil on võimalik nüüd sellest reinkarnatsiooni ringist siia tagasi kogu aeg välja saada. Ja see tuleb väga tihti läbi selle, et me juba inimkehas teadvustame, et me peame valima selle valge tunneli asemele endasse lahustumise, enda sisse minemise, et me ei lähe Jumala eest, ei lähe sellesse valgesse tunnelisse, kui me ära sureme, vaid et me läheme endasse, sulandume nagu endasse, toome tähelepanu enda sisse ja sealt saab välja sellest planeet Maa reinkarnatsiooni ringist, aga samal ajal on see ka sageduslik muutus, mis väga toetab seda väljaliikumist. Jah. Huvitav, et ma jõudsin oma jutuga selliste kohta, et mul ei olnud üldse plaanis seda rääkida. Igal juhul minu tänase selle video nagu põhisõnum või idee on see, et mis iganes meie ümber toimuma hakkab. Ja see tõesti ei ole mõeldud nagu hirmutamiseks, mul ei ole see viimane asi, mida ma soovin teile siin praegu teha, vaid vastupidi, et me oleksime lihtsalt nagu valmis enda olekutes, enda häälestuses, et mis iganes hakkab toimuma, siis me säilitame oma rahukese, sest läbi selle me kogu aeg ankurdame enda kõrgemat teadlikkust siia ja oleme kogu aeg ühenduses sellega ja liigume oma hinge teel ja kui me seda teeme, siis see on tihtipeale hoitud, kaetud, kantud, et me ei pea muretsema, lihtsalt meil on vaja hoida seda rahu, et me kuuleksime seda südamesosinat ja mind väga inspireeris üks kuulamine, mil on see naiselik tarkuse teekonnal Jana Kasema ütles sellise lause, et mehhiklased ütlevad niimoodi, et nad kasutavad minu arust olid mehhiklased, et nad kasutavad oma peas olemist ainult nendes hetkedes, kui nad tegevad loomisega, visualiseerimine, loomine. Aga muidu nad istuvad oma südames, et enamus aja nad on siin ja siis nendes kui on vaja luua, siis nad tulevad pähe. Ja see on minu arust nagu üli inspireeriv ja hea mõte, mida praktiseerida. Et me tõesti koliksime siia kogu aeg, tood oma tähelepanu uuesti kehasse, hingad, lõdvestad keha, lõdvestad närvisüsteemi. Et see mis ärevaks teeb, on see, mis jutt käib siin ja kuna see jutt on programmeeritud, siis see ei saagi nagu rahukeset saavutada, see ei saa rahukeset esile tuua. Seega vaatle, mis su peas toimub, vaatle neid mõtteid ja kui sa koged enda sees selliseid mõtteid, mis ei ole sulle toetavad, mis viivad sind keskmest välja, mis on hirmusagedusel, siis lihtsalt ütle nendele ise stopp. See ei ole toetav, ma ei vali seda. Ma lihtsalt ei vali seda ja kõik ma kuulen enda sees midagi muud ja kui sealt midagi head ei tule, siis ma lihtsalt olen vaikuses. Ehk et meil on vaja õppida ennast nagu nii-öelda valitsema või enese selline regulatsioon, kus sa juhid iseennast, mitte sinu hirmumõtted, muremõtted ei juhi sind ja sinu igapäeva, vaid sa ise valitsed seda, mis su sees toimub, mis juttu sa räägid, kuidas sa tunned, kus on su tähelepanu. Et me ei saa üle ega ümber sellest. Me tõesti ei saa üle ega ümber sellest, kui me soovime ees olevatel aegadel ennast normaalselt tunda ja hästi kogeda seda perioodi. Ja sellel aastal ma juba rääkisin seda ka vist kuskil mõnes videos, aga ma toon selle uuesti siia üles, et sellel aastal hakkan otsima kutsu endale või esita palveid või anna universumile sõnu või mis iganes oma inimesi
enda inimesi, kellega sa saad seljad kokku panna, koos töösse minna. Ära hoia ennast eraldatuses. Leia viisi, kuidas sotsialiseeruda oma sugustega. Et sul oleks ümber inimesi, sest et tulevikurikkus ei ole mitte raha, vaid inimesed. Ja spetsiifilised inimesed. Ehk et nad on nagu sinu inimesed, kes klapivad sinu sagedusega. Sest nendega koos sa saad luua ja nendest aegadest läbi tulla. Jah, okei. Nüüd ma tunnen, et mul on nagu põhisõnum praegu teile edastatud ja ma siis teen siia lõppu teile selle lubatud valguse keele sellise joondava laengu. Sa võid täiesti ise tunnetada, kas sa soovid võtta seda vastu silmad lahti või silmad kinni. Ja proovi korraks, kui sa oled autoroolis, siis ära otse autoroolist võta seda, tee väike stopp kuskil. Ära sõidu ajal kindlasti kuula. Ja lõdvesta enda keha. Nüüd istuda, nüüd ennast pikali panna. Kuidas sul mugav on? Peas, et sul on mugav ja saad olla kohaloluse vastu võtta selle laengu. Ma natuke ise ka zoomin sisse. Nii. Ja kannana ulekin takaa ja hakaa ulkonai ja oloni ja takana kakakakara ja kolona kukukutu ja aha kutuilla kihjana tikikititititia nuura hakaa töjalana kuunuvanana kataralana Katarlini. Kuralana. Makatanan kutuhala. Aitäh. Ma olen tänaseks lõpetanud. Tänan tähelepanu eest. Kui see video oli sinu jaoks huvitav ja sa said siit midagi, siis jaga ja pane like. Ja muul juhul näeme järgmistes videodes. Ilusat päeva!